räägime. Nii. Mhm. Nüüd ma näen, et salvestab. Ja aga alustame siis täpselt, et nii nagu nende webinaride ja koolitustega on, et meie oleme ju kohal, et me oleme selle aja võtnud. Et mina olen Merlin Salu, et mina olen siis verivärske holistiline regressiooniterapeut eelmisest aastast alates, et koos Ivariga õppisin, Ivar Raaviga. Ja täna siis vaataks, minu jaoks on ka väga huvitav, et ma just võtangi võib-olla enda seisukohalt, et kes see Marion on, kuidas ta nagu meie valdkonnaga seotud on ja mida ta siis ühele terapeudile annab, et ma arvan, et need on sellised põhiküsimused. Ja meil siis täna on rääkimas Leena Kivisild, Lagle Arm, Ivar Raav ja Virve-Liis Rosenberg, et ma loodan, et ütlesin nimed õigesti. Aga võib-olla ma annakski siis kohe, Ivar, sulle sõna. Teades sind, et meil on siis Marion Puuni koolitus tulemas, et sinu kontakt Marioniga, et mis ta sulle inimesena on andnud ja kes Marion üldse on? Jaa, tere. Ma algastuseks jutustan ühe loo, mis oli minul temaga seoses aasta tagasi, kus ma käisin seal Worthi siis conventionil 2022 esimest korda Leena utsitusel, kes siis utsitas, et seal saab maailmapilti veelgi rohkem avarduda, kui me seni on ta avardunud meie ühise õppeteekonna käigus. Ja siis no ma olin seal niisugune algaja terapeudi õpilane ja käisin mööda seinaääri ja kellegagi rääkida ei julgenud peale Lagle ja Leena. ja, ja käisin töötubades ja siis 2 aastat hiljem läksin siis uuesti ja, ja minnes siis uuesti, siis oli Hollandis, seekord läksin sinna sisse ja siis Maarjen oli seal kuskil seal koridori peal ja tuleb kaugelt. Oi, Ivar, kuidas sul läinud on? Ja see oli minu jaoks tõesti, sest et ma olin Maarjani töötoas käinud seal esimesel aastal ja ta tuli, kuidagi pöördus mu poole nimeliselt, küsis mu käest siukseid küsimusi, mida noh, tõesti mul ka lähedased väga palju ei tea nendest asjadest. ja, ja hiljem tema töötuppa ka sellel korral minnes siis 2024 siis või 23 või millal see iganes oli, siis sellel teisel korral, siis ma küsisin, et kuidas sa mäletad siukseid asju ja tema oma sellise tabavusega, ta on noh, tõeliselt selline väga tabavalt ja otse ütleb asju ilma igasuguse suure ilustuseta, aga samal ajal väga pehmelt ja ilusalt. Ütles, et no vaata, kui sa kohal oled, siis sa mäletad kõike, kui sa kohal ei ole, siis sa ei mäleta asju. mina olen alati inimestega koos olles kohal ja sellepärast ma mäletan kõike, mida sa mainisid või rääkisid või millised kogemused sul meie ühises töötoas olid. Nii et vot täpselt selline inimene ta minu meelest ongi, et ta niimoodi tabavalt ja teravalt, otsekoheselt, mõnusa huumoriga asjadesse läheneb, ei võta elu liiga tõsiselt, ei võta iseennast liiga tõsiselt, aga samas ütleb väga tabavalt ja täpselt asju, mille peale sa pärast mõtlema, et vau, aga see ongi see, mis täpselt see kohalolu tähendabki. Mhm. Et mina ütlen Leenale aitäh, et ta mind utsitas üldse sinna Earthi kampa tulema ja maailma veelgi avarduma, kui seni ta Mhm. avardunud oli. Et kui mina nagu kuulen sinu käest, et see kohalolu koht ka, et ma lähen kuhugi koolitusele ja siis see koolitaja, kes on väga kohal, noh siis sealt peab tulema väga hea asi, et selle koha pealt. Aga Leena, kuidas sinul Marioniga kontakt on, et mis sina temalt kui inimene oled saanud? Et kõigepealt tere ja loomulikult mul oli hea meel kuulda, Ivar, et mul oli nii oluline roll sinu elus ja areng terapeudina. Mari on minu jaoks just viimaste aastate avastus. Ma ise käin aastast 2014 juba ÖSI konverentsidel ja no, kõigil olen käinud sellest ajast saadik. Ja Mari on minu jaoks noh, need ralli, need kukuvad ära, nii et neid ei ole mõtet tõsta. oot, nüüd on meil kuskilt tuleb mingi tekst sisse. Soovitan, et olge hea, võtke teised võib-olla hääl maha, mul viskab Robert Kaske siia ette, et võtke hääl maha, siis me näeme Leenat, kui Leena räägib. Jah, nüüd on vist jah, nii, et ma nagu ka, et kohal olla, eks luua see tingimus. Ja Marioni puhul on minul see lugu, et
täpselt aasta tagasi tegelikult oli minu isiklikus arengus hästi oluline moment ja see juhtus tänu Marioni töötoale. Marion on väga hea grupimeditatsioonide läbiviija. Ma olen erinevaid ma mõtlen rahvusvahelisi regressiooniterapeute kogenud ja see on raudselt minu jaoks on see üks tema hästi oluline külg, mida õppida ja mida kogeda. Ja seal ma sain jälile sellisele uskumusele, mis tuli välja ja ma võin seda täiesti jagada, see oli see, et mul on hirm olla nähtav. Ja ma sellega kohe tööle ei hakanud, aga ma olin nagu Marianile hästi tänulik, et see üldse nagu seal välja tuli ja nüüd aasta hiljem, kui ma käisin Türgis konverentsil, ma võtsin sellel uskumusel, ühesõnaga hakkasin sellega nagu teadlikult töötama, et päris niimoodi need asjad ka ei ole, minu puhul, et ma nüüd midagi saan teada ja kohe ma pean nagu seedima seda üldse. Ja see on nagu üks asi, et Marioni, ütleme, need grupimeditatsioonid ja need on nii sügavad. Ja teine on see, mis mulle hästi meeldib, on see, et tema esitused kui sellised. Esitus, ma mõtlen see osa koolitajal, kui ta annab nagu mingi teooria või paneb mingid slaidid või annab, et see osa on hästi ahtake, heas mõttes. Et tema paneb rõhu ikkagi 90%, mis toimub töötoas, on siis demode analüüs ja sellele eelnev muidugi, kuidas demod tekivad, need on ju niimoodi, et ta teeb grupimeditatsiooni, osalejatel tekivad nii-öelda need kogemused seal meditatsioonis ja millega siis pärast töötatakse. Kes soovib seda demo edasi minna, siis ta teeb sessiooni ja see on siis õppematerjal, mis seal sünnib koha peal. Nii et see on minu selline, ma tean, ja ta ütleb seda, et see on tema meetod, et nii-öelda see kogemuslik. Et mis sa seal ikka räägid nii palju nii-öelda nendest nii-öelda teooriast või palju siin agressiooniteraapias üldse seda teooriat on ka terapeut tegelikult, eriti kogenud koolitaja tegelikult töötab oma mingisugused unikaalsed skeemid ja see ongi õppimise point, et kogeda neid erinevaid skeeme, mida erinevad koolitajad siis pakuvad. Osad on siis need, mida meie koolis õpime, aga maailm on ju veel laiem. Ja mulle kohe täiendan siia Leena juurde, et mulle väga meeldib see tema selles käekirjas või üldse selles Earthi käekirjas üldse, et praegu nüüd tulebki Marion siia koju kätte, on ju, et äge, et Oretes selle ette on võtnud, aga muidu seal käies ka, et sa näed seda, kui palju erinevat moodi saab veel teha. Ja üks, mida mina olen Marioni käest õppinud, et ärme siin heieta nii palju sellest nagu loost ja oma sellest raskest minevikust ja taustast, lähme kogema, lähme kohe vaatame, mis seal on ja tegeleme selle kogemusliku aspektiga, et mis me siin jutustame nii kaua, et see on minu arust ka väga oluline ja üldse päris mitmete nende puhul, kelle juures seal siis nagu käia. Ivar, aga ma võib-olla korraks küsiks Ivari käest siia juurde, et mis sina näiteks ühe praktilise asja, et kui sa olete seal seda kogenud ja Leena võib ka vastata ja teised, et mis te endal olete nagu kaasa võtnud terapeudina ka siis tema tööst üks asi, kui te sellise võiksite välja tuua? Ma enda puhul see, mis ma ütlesin ka just praegu, et nagu me võime hästi palju siin nagu rääkida oma raskest minevikust ja asjast, aga et lähme siis nagu mis on iseenesest ka ju selle regressiooniteraapia üks mõte, et me lähme kohe nagu rännakule sisuliselt, et kas just kohe-kohe on ju, aga et natukene vaja sissejuhatustega. Aga et ei ole õiget ja valet, aga lihtsalt on andnud julgustust mul natukene katsetada ka teistsuguseid viise ja teistsuguseid lähenemisi ja teistsuguseid peegeldusi ka kliendile, julgemaid peegeldusi võib-olla, kui võib-olla sellise puhta peegelduse puhul võiks olla. Ja mõnikord töötab, mõnikord ei ole see hea. Minul on väga sobinud Marioni stiil selles mõttes, vabandust, mul on siin koer taustaks, tõesti väga vabandan, aga see segab väga.
No, koera sa vist vaigistada ei saa, Leena. No ta nagu hakkab ja siis ta enam, see ei ole meie koer, ma ei saa sinna kahjuks midagi teha, lihtsalt majas on nii külm. Ma räägin ruttu ära. Ühesõnaga, et siis ma panen selle silent'i peale, et ähm, anchor, issa ma just tõlkisin ära, eesti keeles on see ankur, et, et tema stiil terapeudina on see, et ta on nagu, ma ei taha öelda karm, aga ta on selline tugev. Ta ei ole nagu pehme, vaid ta on väga selline eesmärgikindel ja kuidas ta seda rännakut läbi viib, et sa saad nagu sellise, sa tunned, et ta on nagu sinu ankur. Et selles mõttes see, ütleme, erinevaid stiile on, ma ei ütle, et see on ainuke ja õige, aga lihtsalt see on väga hea võimalus kogeda sellist stiili, kuidas terapeut sellise armastavalt, hoolivalt, aga väga kindlakäeliselt juhib klienti ja kuna klient läheb rännakus päris keerulistest kohtadest läbi, siis sellist julgustust või sellist, isegi mitte sõnaliselt, aga tema hääles ja tema sellises hoiakus on nagu hea kogeda, et siis klient saab nagu nendest keerulistest kohtadest võib-olla nagu julgeb võib-olla sealt nagu üle astuda, edasi minna ja nagu üks Mariann on öelnud, et selleks, et väljuda sellele, saada osa sellest välismaailmast ja mingist jamadest välja saada, sa pead tegelikult minema sisse. Ja tema nagu terapeudina see on nagu, tema stiil on nagu hästi selles mõttes minu arust nagu väga hea. Nii et jällegi, see on lihtsalt professionaalselt, sa näed teist käekirja. Sest terapeutidele me ju töötame niivõrd oma mulli sees, on ju. Lõpetame kooli ära ja siis uks sulgub ja siis sa oled seal üks ühele, on ju. Ja tegelikult väga hea on kuskile tulla jälle sellisesse keskkonda, kus jagada ja näha, et ka teistmoodi on nagu võimalik ja saada kinnitust. Et selles mõttes ka, et välismaailm tuuakse või väliskogemus tuuakse Eestisse kohale ka, et eks see on ka ju see rahvusvaheline kogemus on suur asi tegelikkuses. No see on 3 korda see investeering, mis praegu on ju seal 300 euro ringis, et see on sisuliselt 3-4 korda soodsam, kui minna sinna konverentsile. Earthi konverentsile. Aga aitäh sulle, Leena, et ma annaks Laglele ka sõna, et Lagle, et sinu mõtted Marionis, sinu kokkupuuted inimesena, terapeudina, mis sina saanud oled ja võib-olla ka oma tööriistakasti kui terapeudina, et mis on sinu kogemus? Siin on juba hästi palju ära välja toodud, aga Marion on minu jaoks esimene inimene, kes üleüldse mind regressiooniteraapia juurde tõi. Sest kui ma tahtsin aru saada, mida see teraapia üldse tähendab, siis ma kuulasin Holistika Instituudi lehelt selle video ära, vist isegi lausa 3-4 korda. Ja siis ma kaardistasin enda jaoks need kõige tähtsamad ära. Trisha, Hans ja Marion. Ja Trisha oli minu jaoks, kes on selline ääretult õrn, aga samas hästi kindel. Hans oli filosoofiline ja nüüd ma olen tema töötubades saanud, et ta on väga täpne, aga kõige rohkem sellisele rohelisele, kes mitte midagi ei tea regressiooniteraapiast, minu jaoks oli Marion. Ja ma kuulasin teda ja see, mida ta rääkis ja kuidas ta rääkis. Ja siis, kui ma läksin oma esimesele kongressile, mis toimus Indias ja tulin oma lennuki pealt maha, siis tuli mulle see transvee vasta ja esimene inimene, kes minu kõrval astus, oli Marion. Ja mul kukkus suu laiali, et see ei ole võimalik lihtsalt, et sul on jäänud sealt 4 näost üks, kes on teinud selle eriala minu jaoks söödavaks, et ma lähen seda õppima ja lähen ka sellesse rahvusvahelisse organisatsiooni, sellesse seltskonda ja see inimene võtab mind vastu. Et kui tema töötubadest rääkida, siis Leena tõi välja selle
järjekindluse ja see on tõepoolest ja tol korral selles videoski see struktureeritud lihtsus ja samas mängulisus, et ta on tegelikult hullult mänguline, aga ta on väga järjepidev ja hoiab väga joont ja see lihtsus, mind hämmastab see kombinatsioon, need kolm asja kokku. ma tahaks siia ja vahele korra öelda, et kes meid siin kuulavad või pärast hiljem järgi vaatavad, me ei ole üldse kokku leppinud, mida me räägime, et me mingit promo hakkame tegema, praegu lihtsalt tundub, et me mingi ülistame, aga mulle tundub, et, et see kogemus, mis meil kõigil lihtsalt on lihtsalt selles mõttes kuidagi nii palju puudutanud, et me ise kuidagi peab seda vahele vist ütlema, et see kõlab praegu sellise müügireklaamlausena siin kõik, aga et see tegelikult päriselt, me ei ole kokku leppinud, mida me räägime, et jah, Ivaril on kuidagi puudutus on oluline lihtsalt, ma arvan, meie kõigi jaoks olnud. selles suhtes Ivaril on väga õige, hea, et sa selle vahemärkuse siia tõid, aga teisalt küljelt see, mis sa praegu ütlesid, asja teine külg on see, et tegelikult see Ördis olemine seal ja kohalolek ja nende inimestega kokkupuude, ta tegelikult laiendab ja avardab ja ta annab sellele erialale nii palju värve juurde, et ma ei tea, minu meelest on see, ma küsisin Leena käest, ma mäletan esimest korda, et kuule, mis seltskond seal ees ootab, siis Leena ütles, et kuule, Lagle, et sa näed ju meie oma kursuse pealt, milline crazy seltskond see on ja seal on double crazy, sest ma vaatasin lehekülje pealt 38 riiki on esindatud Ördis ja nende inimeste kogemusi kuulata ja olla kohal ja saada võimalus juurde, kuidas sul on võimalik oma eriala ära kasutada ja klientidega tööd teha. No minu meelest see on väga tasakaalustav ja väga hea kogemus. ja aga aitäh sulle ka, Lagle, et anname siis Liisile ka sõna, et tema saaks ka oma kogemust jagada Maarjaniga ja koolituste ja inimesena. Kas sul mõni küsimus ka veel on jäänud vastamata? Selles mõttes, et kui sina nüüd ära räägid, et siis küsime ka võib-olla teiste käest, et mida nemad sooviksid teie käest küsida. Okei. Minu Maarjani kogemus on hästi värske selles mõttes, et ta oli minu õpetaja eelmisel aastal Tasso instituudis Amsterdamis ja Mhm. olnud tema superviseeritav õpilane ja ma pean ütlema seda, et see meetod, mida kasutatakse Eestist väljaspool, on ikka hoopis erinev. Ja ma arvan, et on väga põnev tulla vaatama ja kogema midagi täiesti värsket. Ma kirjutan kahe käega alla kõigele sellele, mis siin juba on räägitud, aga minu jaoks on Maarjan nagu hästi-hästi särav õpetaja ja tõesti ta toob nagu värskeid tuuli. Ja mind ta võib-olla, kui ma ka kiiresti räägin ühe isikliku loo, siis meie siin Eesti terapeutidena oleme harjunud, et meil tuleb klienti alguses põhjalikult lõdvestada ja muutunud teadvuse seisundisse viia. Aga Maarjan ütles mulle, et ära ütle kliendile, et lõdvestu. Ei ole vaja lõdvestuda. Ja see võib-olla šokeeris või üllatas mind kõige rohkem alguses, et see lähenemine võib olla niivõrd erinev. Et Tasso meetod ja ÖFI-s enamus õpetajaid ei kasuta üldse sellist pikka kliendi muutunud teadvuse seisundisse viimist, sellepärast et nad ütlevad, aga klient tuleb juba ja on muutunud teadvuse seisundis ja et meie asi on aidata ta sealt välja. Ja kuidas see võiks siis käia, et ma arvan, et tulge ja vaadake ise. Teine asi, mis ma veel tahan öelda, et ei maksa karta, et ei saa inglise keelest aru. Maarjan ei ole, inglise keel ei ole tema emakeel, nii et ta räägib ka ikkagi suhteliselt nagu lihtsamat keelt. Ja kuna ta on olnud rahvusvaheline koolitaja juba aastaid, siis ta inglise keel on väga-väga hea. Et ma arvan, et ei ole vaja karta, et me ei saa aru. Ja lisaks on meil
tõlkimine ka olemas, et mina olen lubanud aidata iga kell, kui asi läheb keeruliseks ja kui keegi ei saa aru, et me ei tee sünkroontõlget, aga me teeme järeltõlget nii palju, kui vähegi vaja on. et selline võib-olla lisainfo tehnilise külje pealt ka. Mhm. kuna läks tõlke juurde, ma ütleks selle asja, et demoseanss, mis on ilmselt kõige õpetlikum, kõige vägevam võib-olla ja võib-olla noh, kes saab uue kogemuse, et me kasutame üle Zoomi eestikeelset tõlget ja kogu aeg jookseb ekraani peale eestikeelne subtiiter. et seal ei pea kasutama siis seda, et häälega keegi midagi tõlgib. võib-olla kui Marion ise kommenteerib, aga et me sinna vahele ei räägi, aga siis jookseb ekraani peale tõlge, see on ära kontrollitud, toimib ja Ivar tuleb 2 mikrofoniga. Mhm. Et tundub ka see, et keegi teist ütles, et 90% on nagu praktiline. Et siis tunduks, et seal võib-olla sõnu ei olegi nii palju vaja, et see tõlkekoht ka, noh, kindlasti midagi oleks vaja, kellel on see teema, aga ma arvan, et see kaob ära seal, et kui on hästi palju praktikat või asja, siis me ju tegelikult oleme ühenduses ka teistmoodi. Võime ilma sõnadeta ka päris palju aru saada, et meie ju listikud teame seda. Aga ma küsiks siis vahepeal seda ka, et siin on erinevad inimesed kuulama tulnud, et kas kellelgi on nüüd meie 4 esinejale, kes on siis tegelikult Marioniga kokku puutunud ja tema koolitustel käinud, et Jaanika Loore on meil siin, Merle Hepp, Kadri, Robert, et kõik olete kuulamas, et on mõnda küsimust esitada. Et praegu on natukene veel aega, et tekkis mõni koht, et mida kindlasti tahaks teada saada. See on see võimalus. Vaikus. Aga ma ikkagi siis ise küsiks, et võib-olla kõikide käest, et mis on ikka, hästi palju tõesti olete Marionit ülistanud ja minul tekkis küll kohe selline tunne, et tahaks isiklikult temaga tuttavaks saada. Et mis on teid võib-olla veel siis üllatanud, selline mingi üks hetk igaühe käest, et tema puhul veel, et Liis ütles hästi välja, et ennem just jagas ka seda kohta, et ei ole vaja siin, et inimesed välja tuua, on ju, et mis on veel teid üllatanud näiteks siis tema käekirjas või midagi sellist, mis meelde tuleb, et Ivar, näiteks sina võid alustada. Või miks just see koolitus, et miks inimesed peaksid tulema, et mis üllatusi me võime sealt loota, sellest koolituselt või inspiratsiooni? mulle alati meeldib, kui mõni koolitaja suudab sõnastada asja kuidagi nii selgelt, et sul on niisugune tunne, et miks ma ise kunagi selle peale ei ole tulnud. ja tema, ma arvan, sõnastustes on neid väga palju asju. näiteks tuleb kohe üks meelde eelmisest korrast, kus ta ütles, et ei, me ei ole mingid spirituaalsed armastusolendid, me oleme armastuse ja loogika olendid. Nii lihtne ja loogiline ongi, me oleme 2 jalaga maa peal ja me oleme selles armastuses ka, onju. aga noh, sellist tüüpi, et me oleme armastuse ja loogika olendid, onju, noh, aga sellist tüüpi asju ta nagu kuskile lihtsalt nagu pikib sisse, mis nagu on nii loogilised, lihtsad, aga mis kuidagi panevad paika asjad, mille peale võib-olla ise kuidagi ei oska nii selgelt sõnastada, et mulle see tema puhul meeldib ja ma arvan, et seda saab sealt küllaga, seda teravust ja selgust. Ja see, et sul jäi ka meelde see, eks on ju, et sa võtad selle vastu nagu järelikult oli nagu väärt sõnum. Mis sinu jaoks, Lagle? ma need 3 asja tõin juba välja ära, see mängulisus, lihtsus, järjepidevus ja kõik, aga kindlasti ma arvan, et need, kes ei ole osalenud varem ja pole nendes töötubades olnud, siis Marion kindlasti üllatab eludeülese või selle, ta läheb kindlasti kaugemale ja see huvitav kogemus, sest ma arvan, et iga inimene aktsepteerib seda, et hing ei ole mitte ainult ühe korra siin maamuna peal, asjad on rohkem ja põnevamalt seotud ja selle kogemuse saab ka kindlasti juurde. Ma arvan, et kindla peale, sest juba kui ma tema tutvustust lugesin, siis on need asjad seal sees. Leena, sinu jaoks, et mis üllatusi võiks sealt oodata sellelt koolituselt, et sinu varasema kogemuse põhjal või inspiratsiooni?
ma nüüd ei julge nagu öelda nagu üllatust, aga Marion kindlasti pakub head kogemust, kuidas olles nii-öelda terapeut ja tegeledes selliste spirituaalsete teemadega ja hinge teemadega, kuidas ta samal ajal on nagu, ma ütlen, 4 jalaga maa peal. No seesama, mida nagu Ivar ütles, et ta on väga-väga maandatud inimene, maandatud selline väga sügaval nii-öelda juured on, seda kõik õpetajate puhul ei ole, me tajume seda ka, eks ole, terapeudid on ka väga erinevad. Tema on nagu väga nagu tõesti tavaline inimene kõigi hulgast. Ja mis veel ma tahtsin nagu lisada, et Marion esindab seda stiili või sellist väärtust, mis on Earthis ka teistel kõigil, ma arvan, õpetajatel, et väga-väga tolereeriv suhtumine erinevatesse viisidesse, kuidas seda regressiooniteraapiat teha. Et ma olen näinud, kuidas Hans ja Marion ja näiteks nagu osalevad teiste terapeutide nendes töötubades ja võib-olla arvata, et nad teevad nagu teistmoodi või nad nagu väga, aga nad mitte kunagi ei anna sellist kritiseerivat tagasisidet või kuidagi sellist hävitavat või kuidagi, mis julguse nagu ära võtaks, et nad on väga-väga-väga toetavad ja tolereerivad, sellepärast et Earthi mõte ongi selles, et tuua kokku inimesed, kes tahavad seda regressioonitööd teha, nad on uudishimulikud ja nad tulevad sinna selleks, et katsetada ka ja õppida. Ja õppiva vaimu eristabki see, et ta on nagu valmis aktsepteerima erinevaid lähenemisi. Nii et ma ütleksin, Earth ei ole mitte lihtsalt assotsiatsioon, vaid see on nagu selline eluaegne õppekoht. Noh, nagu ikka, sa pead ju ükskõik, mis valdkonna spetsialist sa oled, et kus sa ennast nagu arendad, on ju. Nii et selles mõttes, nii et Marion on väga-väga toetav selles mõttes ka nagu kõik siis. Kuna Leena praegu ütles siin natukene seda Hördi poolt puudutas, siis ma ütleks võib-olla selle, et ma mäletan, kui Hollandis olime ja tuli juttu kuidagi, et kui me oleme hästi selles rahvusvahelises grupis, siis Marioniga rääkisime ja ta ütles niimoodi, et aga me olemegi siin selleks, et üksteist toetada. Et see erinevuste ja erinevate lähenemiste otsimine ja üksteist toetada ja see minu meelest ta rõhutab seda väga hästi ja nüüd viimane kord ütleb ja kui seda, et ta on väga maandatud, siis ta minu meelest alustas oma workshopi, et kasutage oma aju, aga tavaliselt meie räägime, et aju on pisikene, viska kõrvale, et mis seega jahvatab. Aga Marion ütleb, kasutage oma aju, ma rohkem ei sega vahele. Aga hästi, et küsin veel üle, et saab veel ühe küsimuse küsida, et ega kellelgi ei ole soovi, kes on siin nüüd vahepeal liitunud juurde. Et nüüd on see võimalus, et küsige nüüd või vaikige igavesti, nagu öeldakse. Aga mina ütleks seda, et mina olen küll väga põnevil ja meil on minut siin minu kella järgi lõpuni, et 22 ja 23 november siis Marion Puuni koolitus Holistika Instituudis ja muideks kõik, kes siin täna on, siis nendel on võimalus seda saada soodushinnaga, et 295, et see eile hõisati välja, et kes siin veel kuulamas on ja praegu mõtlevad, et väga tore, et te siia tulite. Nii et selle koha pealt siis ootame. Aga mina siis tänan selles mõttes, et pool tundi on täis. Ja Aitäh. tere kõigile. tulemast. Ja tere tulemast. Kuulamast ja tere tulemast. Kohtume. Kohtumiseni, kõike head. Ei. Mul tekkis huvi küll, et ma pean nüüd vaatama, kui mul on need kuupäevad vabad, et täitsa võiks ikkagi tulla, sest et jah, just see, et see teistmoodi lähenemine, see kõnetab, eks ju, sest see on alati arendav. Ja et ma kindlasti võtan siis ühendust, kui mul nagu see soov tekib. Seal on Facebookis vist info kõik olemas, on ju? Jah,
me oleme aga saatnud ka. suured tänud, et Jah. oli jobiks see tutvustav no väga tore. miiting. ei , Olgu. tulge ikka ja Mhm. ja see on tõesti väga-väga huvitav näha, kuidas teiste koolkondade terapeudid töötavad. See on väga kihvt ja Natuke, arendav. ma korraks ütlen, et mind natuke võib-olla hirmutas see ingliskeelne asi, sest et ma ei ole väga hea selles, et kui nüüd see hirm võeti siin maha, et siis seda enam ma nagu mõtlen, sest et noh, Sigmari koolitusel olin, et kõik väga hea, aga just see tõlkeasi ja see, et kuidagi nagu mul palju läks seal kaduma ja noh, võttis vaata palju aega, kui kogu aeg oli see tõlge ja niimoodi onju, et võib-olla kui nüüd on jah, selle tõlkega niimoodi, et pannakse ekraani peale justkui see tähtis osa on, see võib-olla on päris hea mõte. Ma tahtsin küsida, kui palju seal inimesi selle Siglari koolitusel osales, kui suur see meil oli, ma arvan, mingi äkki 20 inimest või? mm. Oli vist niimoodi jah. et Et Marion on selles suhtes hästi tundlik, ta on üldse, ta valdab päris palju keeli, kui minu ei eksi, siis viitekeel. Ja ta on nagu, ta jälgib seda auditooriumi super hästi ja valib tempot ja noh, ta on ikkagi professionaalne koolitaja, no terapeut niikuinii, aga ta on ka koolitaja, need kompetentsid on tal olemas, kõik terapeudid ju ei pruugi olla head koolitajad. Ma võin lihtsalt siia lõpetuseks öelda niisuguse lühikese loo. Kui mina 2014 läksin esimest korda, see oli kongress, ÖFI kongress ja sama aasta ma alustasin ka õpinguid Holistika Instituudis. Läksin kongressile ja ma ei teadnud isegi terminoloogiat ja minu inglise keel oli 3 korda kehvem kui praegu igal juhul. Ja ma olin Hansu treeningul ja Hans den Dammi ja lihtsalt see toetav õhkkond, mida nad loovad. Aktsepteeriv õhkkond on see, mis korvab selle võib-olla, et sa millestki aru, sa nagu nopid ja kui sul on huvi, sa oled kohal, sa nopid ja sa paned selle pildi kokku ja see õpetaja niikuinii nagu ka toetab. Nii et julgustan. okei, hea teada. aga ma nüüd Okei. lahkun siit. Ja head aega kõike sulle. head aega. Okei. Aga siis meil on praegu kõik või? Aitäh, Merle.